Tervist kõigile, kes te siin päeva lõpus olete jäänud veel kuulama meid. Lubame äärmiselt huvitavat vestlust ja suur tänu ka kõigile, kes veebist meid vaatavad. Ja tõesti, kas Eestil on oma tehisaru gigatehas tarvis, kus on praegu meie tehisaru taristu, kuhu me liigume, milline võiks olla Eesti tulevik tehisaru vaatest 10 aasta pärast, kõigest sellest me täna siin rääkima hakkame. Aga teeme enne väikese sellise soojendusvooru ja minu küsimus teile kõigile on, hakkame siit järjest minema, et mida teie teete täna tänu tehisarule teisiti, kas siis isiklikult, oma ettevõttes, oma asutuses, kui te tegite seda aasta tagasi ja Kirke, alustame sinust. Aitäh. Ma arvan, et me oleme suutnud päris palju selliseid rutiinseid toiminguid nagu kokku hoida ajas, aga et võib-olla mitte liiga palju tähtsust ainult tehisarule, siis see käib kogu aeg nagu käsikäes talupoja mõistusega, et võib-olla üks lihtne näide, mida nagu kõik siin viibijad teevad koosolekuid, et nii kui on üle 4-5 inimese, me nüüd transkribeerime, teeme memo, aga see on üks asi, teine asi on see, et koosolekuid võiks teha nagu poole vähem ja poole kiiremini. Ja teine teema, kus me oleme nüüd avastamas, on see no-code AI, et prototüüpimine ja testimine on läinud ülikiireks. Et see ei ole nagu sellised turule viidavad lahendused, aga ideede testimiseks on väga palju tehnoloogilisi võimalusi inimestele, kes ei pea üldse olema AI-s tehnoloogias väga tugevad, aga saavad oma mõtteid, kontseptsioone nagu testida uuel viisil, et kui ma näen aasta tagasi mingit prototüüpi, mis katsetused võtsid 3-4 kuud, siis tänaseks on häkatonid ja täiesti tavalised inimesed teevad prototüüpide selliseid võib-olla kõige esimesi pehmeid esialgseid versioone paari päevaga. Julgustaks. Martti? Ma arvaks ka, et see tehisintellekti peamine võit, mis meil ettevõttes on toimunud, on just niisugustes nagu igavates rutiinsetes protsessides, et sellest on väga palju abi mingisuguste mõtete põrgatamisel, asjade ümbersõnastamisel, mingite lihtsate kontrollide tegemisel. Need on niisugused hästi kiired võidud, mida, kui sa küsisid aasta kohta, siis tegelikult ma arvan, me oleme ju päris pikalt saanud, et see on kindlasti kauem kui aasta. Viimase aasta vaates, kui konkreetselt mõelda, siis minu arust on kogu tarkvara loomine läinud uuele tasemele. Et prototüüpimine, täpselt see on väga lihtne, saab väga kiiresti tulemusi, mingisuguste uhkemate asjade tegemine ja süsteemiks välja arendamine, et see võtab ikkagi nagu jätkuvalt aega, aga see on kindlasti muutunud ja ma väidaks, et läinud palju mugavamaks. Priit? Saan eelkõnelejatega nõustuda, et administratiivsed asjad, need on kõige traditsioonilisem või juba võib öelda traditsiooniline, kus tehisaru kasutab. Võib-olla ma vastan küsimusele ka seda, et mis oli ootus ja milleks ei kasuta, et Skeleton Technologies, siis esimesed raamatud, mis tulid, kui ma lugesin, eks ju, kohe, kui OpenAI-lt tuli uus ChatGPT, et olid niisugused nagu keemiliste reaktsioonide ja simulatsioonide toomine, et see saab uuele tasemele. Täna ta on uuel tasemel, aga pole päris see, mis olid ootused. Sten? Ma arvan, et ma ei alusta ühtegi mõttetööd ja on puhtalt lehelt. Ehk siis võib-olla mõni lühike e-mail veel on, aga kui ma hakkan kirjutama investeeringu memo, siis sinna lähevad sisse kõikide nende koosolekute salvestused, transkriptsioonid, kõik ettevõtja käest tulnud materjali ja nii edasi, ja teistpidi küsimused, mille ma hakkan vastama ja see kondikava, mille ümber ma mõtlen alati, väga-väga arva on see puhas leht, nagu ta oli. Ja teine võib-olla kõige pöörasem muutus mu enda jaoks, et ma olen selline ise õppinud programmeerija, et ma hakkasin teismelisele programmeerima ja tegelikult oma enamiku elust ma olen juhtinud inimesi, kes programmeerivad, aga mitte ise koodi kirjutanud. Ma just vaatasin, et eelmise aasta esimeses pooles, kus AI-tööstad ei olnud oluliselt kehvemad kui täna. Ma kirjutasin ise koodi võib-olla kord 2 nädala tagant ja ma arvan, et viimased 4-5 nädalat ma olen kirjutanud koodi iga päev. Seepärast, et see on osutunud kiiremaks kui mingite asjade dokumenteerimine inimestele, kes sellega võiksid tegeleda. Ja see on asi, mida ma ei uskunud, et see minu tööellu niimoodi tagasi tuleb. Liisa?
kuna õigus on suletud süsteem, ehk seal on kõik reeglid on inimeste enda poolt välja mõeldud ja kirja pandud ja omavahelises suhtes, mitte midagi ei sõltu füüsikaseadustest, ilmast või kellegi meeleoludest, siis mida ma varem ei teinud ja mida ma nüüd teen, on see, et näiteks Euroopa Liidu õigus, rahvusvaheliste kohtute lahendid, Euroopa Kohtu lahendid, kui mul on vaja mingit analüüsi või asja sealt, siis ma selleks küll kasutan. Inglise keele pealt on ta päris hea. Eesti keeles siis Riigi Teataja meil on ka täies ulatuses, peaks olema heas suhtes tehisarude erinevate keelemudelitega, aga on veel puudujääke, et eesti keele oskus ei ole veel nii hea ikkagi, aga ingliskeelse õiguse peale mingit analüüsi teha, jah, väga hea. Nagu me aru saime, siis kõik ikkagi kasutavad ja noogutavad ja ütlevad, et see on teinud elu lihtsamaks, aga et see kõik oleks veel rohkem võimsam ja Eestis võimalik, siis alustamegi nii-öelda selle tänase peateemaga, ehk siis tehisaru gigatehas, aga et me kõik oleksime sellisel ühel lehel, siis ma küsin teie käest, Liisa, et millises seisus siis praegu on Eesti tehisaru taristu? Nagu ma sissejuhatavas kõnes ütlesin, et mida me ei tee, et me ei anna oma tundlikke andmeid kellelegi kuskile välja. Ja meie kogu digiriigi edu on ju siiamaani olnud ka selles, et need andmed on väga turvaliselt inimeste ja Eesti riigi käes, me ei jaga neid mitte kellegiga tundlikke andmeid. Selleks, et tehisaru saaks inimesi paremini aidata riigi vaates, on meil vaja suveräänset lahendust ehk sellist kohta, kus täiesti lõputult, kontrollitult on need andmed kõik meie enda käes, et nad ei ole ühegi USA ettevõtte või rääkimata veel mingitest muudest riikidest, et nad ei ole nagu kontrollimatult kuskil väljas, vaid nad on meie enda kontrolli all. Selleks on meil vaja pisut suuremat arvutusvõimekust, kui meil praegu on lumitehases, mis on Soomes. Ja teine pool, et kui päris midagi hullu ei juhtu, kui näiteks, ma ei tea, ettevõtte registreerimisel tekib 0,17 sekundiline ajaviide, siis me tegelikult tahame, et meil oleks siin isejuhitud sõidukid, et meil oleks näiteks kirurgid saaksid kasutada tehisaru võimalusi, et meie riik oleks kaitstud tehisaru juhitud droonivõimekuste poolt ja seal on siis tõesti see 0,17 ehk ajaline viit on juba liiga pikk. Järelikult see juhtimiskeskus, piltlikult öeldes, see arvutusvõimekus peab olema siin koha peal. See on see, mida me vajame. Mis seisus ta on, me oleme praegu siis aktiivselt olnud eesotsas Euroopa Liidu eelmisel aastal alustatud tehisaru kontinendi kavas. Tehisaru kontinendi kava mõte on siis selles, et jah, USA on jõudnud kuskile maale, jah, Hiina on jõudnud kuskile maale, aga me Euroopas oleme otsustanud, et me lähme neist mööda. Ja me lähme neist mööda niimoodi, et me paneme kokku eraettevõtluse, ülikoolide ja avaliku sektori võimekuse ja niimoodi kolmekesi koos tehes me suudame teha uskumatult häid asju. Ja niimoodi me oleme seda ka Eestis kokku panemas teiste riikidega, siis koos Soome, Läti, Taani ja nüüd neid riike veel lisandub, kus me siis arendame sellist konsortsiumit, kus siis üks selle gigatehase aru asuks Eestis. See, mida te just lõpus kirjeldasite, on siis see leping, mis te sõlmisite ka Nokiaga siin möödunud aasta lõpus? Jah, täpselt niimoodi, et Nokia on selle kontserni nii-öelda juht, aga seal on siis erasektor, avalik sektor ja ütleme, teadlased on siis, moodustavad selle võimekuse, mis peaks siis pakkuma täiesti uuel tasemel nii tehnoloogilist võimekust, ehk siis piltlikult öeldes hoonet, mille sees on hästi palju arvuteid, kui ma lihtsustatult räägin, aga sisuarenduses meil on mitmeid muid siis partnerlusi nagu ka loomisel. Aga nüüd teised, et kas ikkagi Eestil, ühel väiksel riigil on tarvis sellist oma tehisaru tehast, taristut, gigatehast?
alustame siit, Kirke, kuidas sinule tundub see mõte või võib-olla oleks täiesti okei, kui meil oleks üle Euroopa, üle maailma kuidagi laiali? Et ma ei hakka Liisa sõnu kordama, et ka meie klientide vaatest ja mida ma üldse märkan, on aina kriitilisemaks läinud selline andmete turvalisus, mis puudutab kriitilist infrastruktuuri, terviseandmeid, see on laiem teema, et seda poolt ma ei hakka kordama, aga see nõudlus kasvab ajas väga palju. Et kui kõik riigid sellesse investeerivad, siis see on mõistlik ja selle gigatehase poole pealt oleme optimistlikum just selle poole pealt, et ta on sisuliselt ikkagi eraalgatus, et 65% investeerivad eraettevõtted ja eraettevõtte eesmärk on ju kasumit teenida, et seal on väga tugev turunõudlus ja ärimudel taga, et muidu sellesse ei minda. Aga see saab toimida ainult väga tugeval ökosüsteemi toel, et Aire vaatest, Aire kliendid kindlasti ei ole segment 1, 2, 3, vaid väikse ja keskmise suurusega ettevõtted ei ole need number 1 kliendid seal, aga nendel on oma roll ökosüsteemis, aga oluline on ikkagi koostöö suurte tehnoloogiaettevõtetega, riigi tellimused, et kui riik on tegelikult väga suur tellija teise poole pealt, et me ju kõik paneme raha riigi tellimustega suurkorporatsioonidesse, siis selle gigatehase vajalikkus on oluline, aga oluline on ka see, et ta ellu jääb meie hindadega turul, et siis see ökosüsteemi koostöö on tegelikult määrav minu hinnangul. Sten, kas teie investeerite Eesti tehisaru gigatehasesse? Milline AI-mudel käskis sul küsides? Ma ei tea veel, aga mis võib-olla siit sõnasabast kinni haavates, et see kõige küsimus on, et kas Eestil on vaja gigatehast, mis konkureerib teiste riikidega, kas Eestil on vaja konkureerida teiste riikidega. Küsimus on minu seekord natuke negatiivsem, et kui suur on meie sõltuvust kellestki. Et kui me oleme ilgelt uhked, et meil on suur e-riik ja kõik on digitaalne ja kõiki tehinguid tehakse digitaalselt, kõik andmed liiguvad digitaalselt, nii edasi, kui see kõik lõpuks istub Google'i või Amazoni või Oracle'i cloudis, kelle oma see riik on lõpuks, on ju. Ja minu arust niisugune lähiajaloo näidetest kõige lihtsam paralleel, mida tuua, on võib-olla COVID-i kriis, on ju, et meil on Euroopa Liit, meil on vaba turg, meil kõik asjad liiguvad üle piiri, inimesed, kaubad, teenused, kõik peaks voolama nagu vesi. Sellel hetkel, kui läheb jamaks, siis on ootamatult kõigil ikkagi oma ladu, kus on maskid ja kus on mingid vaktsiinid, mis ikka see nädal ei saa saata kahjuks ja need niisugused mõttelised piirid läksid väga-väga kiiresti üles ja kui me nüüd samal ajal räägime, et Eesti avaliku sektori teenused, Eesti IT-tööstus, Eesti IT-tööstuse, tehnoloogiatööstuse eksport, kõik need asjad sõltuvad arvutusvõimsusest, mis on nagu mis tahes olukorras kasutatav, siis hetkel, kus kas Venemaaga läheb jamaks, USA teeb midagi lolli Gröönimaa suhtes, mis iganes asi see on, kus kellegi käes on rubilnik, kus on võimalik otsustada, kas Eesti ettevõtjad ja Eesti avalik sektor kasutavad täna AI-teenuseid või mitte, on meile nagu fundamentaalselt ohtlikud. Aga mis on hea uudis, on see, et kõik need gigatehased, mis hakkavad kerkima üle Euroopa ja kõik need suured erasektori ehitatud andmekeskused Hiinas ja USA-s ja kõik nii edasi, et see ühik arvutusvõimsust, on see siis GPU-tsükkel või on see inferentsi token või mis iganes asi see on, mida need seadmed arvutavad, nendele on globaalne turg. Ehk siis sel hetkel, kui meil ei ole kriisi ja probleemi ja sein üleval, sellel hetkel on võimalik vaba ruumi müüa ükskõik kellele. Ehk siis see on niisugune nagu iseseisvuse tagamise asi, mis on ka 100% eksporditav hetkel, kui meil endal vaja ei ole. Ja nende kahe asja koosmõju minu arust teeb selle nagu üsna atraktiivseks asjaks, selleks, et Eestil oleks endal mõtet sellesse investeerida ja Eesti investorite sinna investeerida, aga teistpidi ka see kapital on globaalne, kes otsib neid võimalusi ja need tehnoloogiapakkujad, kes tahavad, et just nende seadmete, nende protsessorite peale näiteks asju ehitatakse, see on globaalne turg. Ehk siis selline naljakas kooslus kohalikust ja väga-väga rahvusvahelisusest. Martti, kas teie nõustute eelolevate juttudega või tahaksite ise midagi või näete kuidagi teist väljundit sellel? Ma võib-olla paneks siia mingi noodi juurde veel, et ma arvan, et see, mis siin öeldud on kõik väga loogiline ja ma arvan, robootikas seesama kiire tarist on, eks ju, väga vajalik. Aga ma küsiks korra niimoodi, et ohte on erinevaid, eks ju. Ja Eesti andmekeskustel, näiteks Ukraina näitel, et ei tahaks jääda kinni sellest, et me mõtleme, et meil on ainult andmed kuskil keldris ja siis meil on nüüd kõik hästi. Et arvan, selle peab mõtlema natuke laiemalt. Ukraina ju tegelikult nii-öelda kuulide all kolis oma riigi pilve just sellepärast, et see jääks alles ka olukorras, kus
võib-olla see kelder ei ole enam nende oma, ehk siis ma arvan, see pilt on lihtsalt keerulisem, et siin on ka mingid aspekte, mis peaks mõtlema, aga ma sain aru, et tegelikult see ongi koostöö, eks ju, et see ongi koostöö teiste riikidega ja sellest vaatest mulle tundub, et seal on nagu väiksed plussid. Priit, kuidas teie näete, soovite veel midagi omalt poolt juurde lisada? Jaa, eelkõnelejatega nõustuma, natuke tuleks suurema pildi pealt ja siis tulen allapoole tagasi, et väiksemal, et kui vaadata 25 aastat, et mis olid infrastruktuuri, tehisaru andmekeskuste infrastruktuuri investeeringud. USA-s jämedalt 320 miljardit, Euroopa 10, natuke rohkem. Et see kolossaalne vahe on, eks ju. Täna on juba see vahe väga suur. Euroopas, eks ma arvan, et igal pool tunnetatakse ka, eks ju, et see on suur probleem, sest on hyperscalerid, kes asuvadki sul USA-s, eks ju, et sa hoiad oma andmeid ja treeninguid seal. Mingid asju ei tohi teha, eks ju, defense või kaitsesektor ei tohi oma asju seal hoida. On selle pärast vaja. Nüüd ma tulen natuke lähemale, eks ju, Eestile. Ma tean, et Poolas soovitakse ka teha siis andmekeskust, aga Poola vaatab seda natuke teistmoodi, eks. Nemad, suurem riik ka, mitte ainult andmekeskust ei ole vaja, vaid nad vaatavad ka seda, et kogu hardware, raudvara, mis tuleb, kas seda peaksid hakkama nemad ise tootma. Ega ameeriklastel on juba see, et nagu Hiinast ei taha, eks ju, aga seal vaadatakse ka seda pidi, et tegelikult on nagu risk see, et kui sul on nagu hardware'i osa tuleb ka mujalt. Ja nüüd jõudes nagu Eesti juurde, siis mina olen kindlasti seda meelt, et meil peab olema tehisaru andmekeskus. Ja kui me suudaksime ka nii kaugele jõuda, et päris algusest lõpuni võib-olla kogu aeg ise ei tee, aga võib-olla ikkagi kuskil vaates suudame, et Skeleton seda teeb, eks ju, et meie hardware on meie osa andmekeskustes ja arvan, et see on suund, kuhu tegelikult nagu ka Eesti peaks vaatama, et kui on oma andmekeskus, siis nii hardware, riistvara kui ka siis pakkuda teenust, et treenida. Martin, mul jäi silma, et selle Priidu jutu ajal tuli väike muie suule, mis see tähendas? Kas hardware'i pigem ei saa Eestis? Ei, ma arvan, tegelikult see oli üks teine mõte täpselt, et kui me räägime nagu sellest tsüklist, siis eks ju hakkad teita andmekeskust, siis tuleb päris palju muid tehnoloogiat ka, mille kohe peaks hakkama mõtlema. Ehk siis ongi, et mille me siis valime, kuhu me selle teraviku paneme, et lihtsalt võib-olla ma tooks juurde siia, et ma arvan, ajalooliselt võib-olla see Eesti tugevus on olnud inimestes ja just selles nagu tarkvara ja selles pooles, et meil on tugevad inimesed, kes siis nagu loovad seda tarkvara, et gigatehase ehitamine on võib-olla natuke nagu teistsugune trend ja võib-olla me rohkem investeerime sellest riistvarasse, aga lihtsalt inimesi ei peaks ära unustama, et ma arvan, et see nagu inseneride loomine ja see, et meil oleks jätkuvalt ka võimalik neid muid asju teha, et lihtsalt tasub mõelda, et meid on lõpuks 1 miljon. Me ei saa kõike teha, me peame väga selgelt valima, kuhu see teravik läheb ja kui palju me siis sinna paneme seda ressurssi. Kuidas meil on praegu haridusega see paneel? Ma saan aru, et on juba mõneti olnud ära ja pärast tulevad kooliõpilased rääkima ka, et kuidas nad siis tehisaru kasutavad, aga võib-olla küsingi siit Kirke sinu käest, et kuidas sulle tundub, et kas me pakume piisavalt sellist haridust, et see oleks kasulik ka meie tehisaru taristule? No Häirekeskuse juhtpartner on Tallinna Tehnikaülikool ja meil on Tartu Ülikool, Maaülikool, Tallinna Ülikool tänaseks seal pundis, et ma ütleks, et aina rohkem liigub ülikooli haridus selles mõttes, akadeemiliselt on see kogu aeg tugev olnud, et aga ma näen sellist ettevõtete ja turuvajadust, et ta oleks ka projektõppelikum. Et siis Aire missiooniks on olnud, et meil oli üle 200 teadlase ja tudengi oli meie pilootides palgal viimased 3 aastat, et on see siis lõputöö, on see siis osana doktoritööst, et sellest 200 inimesest, kui algul me arvasime, et on rohkem teadlased meil pundis, siis tegelikult olidki rohkem magistrandid, doktorandid, andekad talendid bakatasemelt. Et mina usun projektõppesse, on lühike vastus. Et
et ülikoolid on väga suure surve all muutustes, et akadeemiline haridus, eriti inseneerias, on oluline, sillad peavad püsti püsima, kõik, mis puudutab konstruktsioone ja nii edasi, ja tugev matemaatika on oluline, aga see osakaal, kuhu on ka Põhjamaad, Soome, Taani, TTÜ liikunud, on ikkagi see, et hästi suur osakaal, mitte suur, protsentuaalselt, aga märkimisväärne osakaal on projektõppel. Ja see on oluline, et meil ülikoolid oleksid atraktiivsed ka tänapäeva noortele, vaadates ka oma lapsi. Nad on natuke teistmoodi. Sten, teie nii-öelda algatusel algasid koodikoolid Eestis, et kas see kool võiks üks hetk muutuda ka võib-olla natuke rohkem selliseks tehisaru kooliks või kuidagi sinna poole? Ei, ta juba muutubki. Aga laiemalt üks huvitav asi, mille peale mõelda, on see, et kuidas toimub AI nihe ja AI me võime siin vaadata nagu sisendina, et me ehitame andmekeskusi, me ehitame gigatehaseid, aga on ka nagu AI võimestamine, kuidas AI võimestab nagu kõike muud, et neid nagu tarkvaraarenduse näiteks. Et üks huvitav asi, mida ma olen mõelnud, on see, et meil on näiteks kui vaadata Eesti idufirmasid ja vaadata Eesti tehnoloogiatööstust, siis on nagu 3 mõõdikut, mida me tavaliselt räägime, et on selline mõju SKP-le, on tööhõive ja siis on palgad. Ja Eesti idufirmad eelmisel aastal oli umbes 4,2% Eesti SKP-st. Need tüübid, kes mängivad pallimeeles ja teevad neid alustada tehnoloogiafirmasid. Ja see saab olema 30%, ma olen seda 5 aastat rääkinud. Koos nii-öelda vanema IT-tööstusega on see kuskil 7-8% SKP-st. See 7-8% SKP-st loob Eestis umbes 5% töökohtadest ja maksab 11% palkadest. Ehk siis seal nagu need AI paneb need asjad liikuma täiesti eri suundades. Et meil on täiesti võimalik stsenaarium, kus IT-tööstuse tööhõive näiteks langeb 1%-ni Eesti tööhõivest ja maksab 50% palkadest. Et kas me sellel hetkel loeme seda nagu edusammuks või kriisiks? See on nagu päris huvitav mõttemäng ja vaadata, et kummas suunas, kui kiiresti mingi hoob läheb. Ja haridus on see, millega me saame neid hoobasid liigutada. Sest tegelikult, mida me tahame, on see, et see 5% hõivatud inimesi, see kasvaks mingi 10% peale, SKP mõju kasvaks 30% peale ja palgafond kasvaks 120% peale või 500% peale, kuhu iganes on ju. Sellepärast, et iga üksiku töökoha loodav lisaväärtus, suutlikkus Eestisse tuua raha, iga oma inimtöötunniga või veelgi enam oma magatud tunniga lisada Eesti majandusse väärtust ja tuua Eestisse heaolu, et see on see, mida AI võimaldab meil kasvatada. Ja see trend, mis lühiajaliselt juhtub, on täna vastupidine. Et ma vaatasin, et USA palgastatistikas ja tööhõive statistikas, kus kõige rohkem, kõige kiiremini, ütleme, tehnoloogiatööstus on AI-d kasutusele võtnud ja loonud, viimase 2 aastaga või 23-25, ehk siis kõigest 2 aastaga vähenes juunior töökohtade arv tarkvaraarenduses 20%. Ehk siis mis täna juhtub, on see, et kes on juba tööstuses, kes juba oskab programmeerida, kes oskab arvutit kasutada, see võimestab AI-ga oma töövõimekust 5 korda, 10 korda, 100 korda. Et see 10x engineer või 10-kordse võimekusega insener on olnud nagu meem aastakümneid IT-tööstuses, aga nüüd on see 100-kordse võimendusega insener. Ja tal ei ole seda praktikanti, seda juuniorit, seda assistenti enam vaja, sellepärast, et ta on lihtsam nagu öelda oma AI-mudelile või agendile tegumile, muide eesti keeles, et tee need asjad ära, et mis mõttega. Ja nüüd on küsimus, et kus meil järgmise 5 või 10 aasta jooksul tulevad uued juuniorid, kellest võiks kasvada seenior, ehk siis see nagu ahel läheb sealt alt katki. Ja ma arvan, et seal ilmselt kool peab minema nagu ja kood Jõhvi, aga ka traditsiooniharidus ja TI hüppe ja kõik need asjad peavad tegelikult nagu selle nagu õpipoisi perioodi vaakumi kuidagi nagu ületama. Ja see ei ole koht, kus ma arvan, et me tegelikult keegi maailmas võriti lahendust teab ja kes kui keegi lahendus ei tea, siis Eesti mõtleb välja. Priit ja Marti, kuidas teile tundub, kas näete oma firmades ka, et need juuniorid hakkavad juba vaikselt ära kaduma või see veel sinnamaale pole jõudnud? Natuke näen küll, jah. Ja ega see pole ainult nagu inseneride maailmas, et ta mujal on ka, et tekib see sama moment, mida tegelikult Sten ka kirjeldas mõnikord, et see, et nagu minna ja kellegile seletama, et mis ta tegema peab, on muutunud nagu niivõrd palju kiiremaks, et see juba, kes on seeniorimad või principal engineerid, eks ju, et siis teevad juba ise selle kiiresti ära. Et selles mõttes see moment on olemas küll, eks ju. Aga ma korraks, tulles tagasi nagu küsimuse juurde,
et nagu see kompetentsi osa, aga ma ise näen seda just seda, et tulen tagasi ka riistvara juurde, et ega sind on ka vaja insenere, eks ju, kes suudavad seda teha, et see on nagu teistpidi on see võimaluse moment, eks ju, kus see loob uusi töökohti, keegi peab ju seal ka riistvara tootma, eks ju. Ja see täna natuke on, ma arvan, kohati see arusaam on selline, et on Nvidia ja siis AMD ja siis nagu rohkem nagu muud riistvara tegelikult seal siis andmekeskus ei ole, aga päris nii ei ole, eks ju. Pluss küll tuleb ka teised järele. Nii et see on tegelikult nagu üks mündi pool, mida peaks vaatama ka, et see inseneride kompetents läheb ka nagu riistvara poole. Ma siia lisaks juurde, et see on üliõige point, et see Nvidia on küll hetkel maailma kõige suurem edukam ettevõtte punkt, aga ta ei ole ajaloo lõpp. Ja kui vaadata, et nagu mis on järgmised tehnoloogilised hüpped, mis peavad juhtuma selleks, et meil oleks 10 või 50 aasta pärast ma ei tea, andmekeskused, millega me laiti pole põlema pannud veel, et siis me hakkame jõudma sellist asjad, nagu ma ei tea, optika arvutamine, kuidas arvutada footonite peal, mitte elektronide peal. Me räägime mingisugustest energiamahtudest ajaühikus, mida enne pole kunagi kuskil vaja läinud, millega tegeleb Skeleton näiteks. Ja kõik sellised alustehnoloogiad ootamatult on tekitanud laine, kus ma näen oma teises elus Plurali kaudu üle Euroopa investeerides, näen, et väga paljudest Euroopa ülikoolidest, teaduslaboritest hakkab välja tulema Euroopas leiutatud akadeemiliselt läbitöötatud ideid, mille nüüd on tekkinud turutõmme, et teha sellest päris tooteid. Nii, ja kui sa oled leiutanud uue optilise čipi ja tahad seda kuskil testida ja sa juhtumis ühed Saksa, Poola, Soome või Eesti akadeemik, kes sellega välja tuli ja sellest idufirmat teeb, oleks ju päris õnnetu, kui sa lõpuks peaks viima ussa selleks, et seal on üks andmekeskus, kus seda kasutada saab. Ehk siis see on ka üks hea põhjus, miks on jälle põhjust hoida kodule lähemal neid kohti, kus ka neid riistvara innovatsioone tegelikult rakendada. Liisa ja Martti. Ma vastan seda sama juuniorite küsimus siis edasi. Et ma olen nõus, jah, täpselt see tendents maailmas on ja me näeme täpselt sama asja, aga ma natuke nagu võib-olla oleks skeptiline seal pikaajalise osas, just sellest vaatest, et see nagu sööb ise ennast ära, eks ju, et lõpuks ei ole seda seniori inseneri, sest kõik on pensionil. Et kuidagi ikka peavad noored peale tulema ja ma väidaks, et see on alati on nagu väga häid päid ka noorte seas, keda sa tahad kohe tööle võtta ja kes tulevad appi, ehk siis ma ei peaks seda nii dramaatiliseks, et üldse ole võimalik. Ja teine aspekt võib-olla, ma ei tea, kas see on lahendus või kui realistlik see on, aga Sten, sa ise ütlesid just, et sa programmeerid natuke ise rohkem, eks ju. Ehk siis ma usun, et tänu AI-le üldse selline koodi kirjutamine läheb laiemaks. Et jah, on tippinsenerid, kes loovad tipplahendusi, tippsüsteeme, aga ma arvan, et tuleb rohkem peale niisugust nagu vaadet, et ma saan ise endale luua mingisugust tarkvara, mis teeb minu eest midagi niisugust, mida mitte ükski pakkuja väljas ei tee, eks ju. Et lihtsalt see nagu pind läheb laiemaks võib-olla nende teiste rollide arvelt ja tulevad võib-olla väga uued majandused, uued võimalused tänu sellele. Üks muidugi super võimalus, mida me peame kõik kohutavalt palju ootama ja ära kasutama, on see, et kõik need noored, keda tööle ei võtta, teevad oma firmad. Just. Ja näitavad nende kändudele. Täpselt. Kuidas see tegelikult käib. Aga sealt uued ideed sünnivadki äkki? Muidugi. Liisa, ma küsin teie käest, et kas riik saab rohkem sellisele tehisaru põhisusele minna üle siis, kui meil tõesti ongi see helesinine unistus, see tehisaru tehas, kus meil on andmed väga turvalised, või on seda varem võimalik teha ja andmeid samamoodi turvaliselt hoida? Väga hea küsimus, sest me siiski täna ei ole päris lõpuni kindlad, et meil just tundlike andmete jaoks selliseid kohti on. Selle taga seisab päris palju ja ma väga loodan, et need töötud noored nüüd kiiresti jõuavad nende ettevõteteni, kes seda lahendavad, sest hästi oluline on siin, mis on mitu korda ka välja tulnud, et me ei räägi ainult ju sellest hoonest ja selle sees asuvatest arvutusvõimekustest, vaid me räägime ikkagi ka sellest sisust, mis seal peal jookseb, eks ole. Ja mulle kohutavalt meeldis see, et see on Eesti iseseisvuse küsimus, et tõesti, ja kindlasti muidugi ta on dubleeritud mitu korda, nii nagu ka juba täna on ta dubleeritud mitu korda, aga lihtsalt midagi peab siin koha peal ka olema ja veelgi enam, et tõesti Ukraina kogemusi me väga tähelepanelikult jälgime, ukrainlastega oleme pidevas suhtluses ja Eesti on ju Tallinna koalitsiooni üks osalisi, et tegelikult selle
gigatehase haru, üks, nii nagu sa väga õigesti välja tõid, üks kohe käivituvaid nii-öelda ekspordivõimekusi olekski see koostöö ukrainlastega näiteks, et seda arvutusvõimekust siin siiski turvaliselt kasutada. Aga nüüd selle küsimuse juurde tulles, et see, millel digiriik tugineb, on ikkagi usaldus. Ja sellel usaldusel absoluutselt kõik tugineb. Ja nüüd sellel on positiivne pool väga see, et meil ei lähe vaja ainult koodikirjutajaid. Selles tehisaru maailmas on meil vaja väga paljude erinevate erialade inimesi. Meil on vaja sinna alates psühholoogidest, lõpetades siis tõesti, inseneridest ma ei hakka rääkimagi, aga kuni filosoofideni ja välja, et meil on vaja ühiskond hoida ikkagi niimoodi, et kõik saavad sellest heaolust osa. Meie edulugu rajaneb ju väga palju ka sellele, et 90-ndatel, kui Eesti digiriiki hakati tegema, mõeldi kohe algusest peale, et kuidas me teeme niimoodi, et see inimene näiteks, kes kunagi ei taha kasutada, näiteks minu ema, ta ei kasuta ei mobiiltelefoni ega arvutit, aga ta on osa digiriigist, sest kui ta tahab, ta läheb lähimasse raamatukokku ja seal pakutakse talle kõiki neid teenuseid. See otsus tehti kohe alguses. Samamoodi nüüd selles tehisaru riigis, riigikorralduses me peame vaatama, et see usaldus püsib ja et kõik inimesed saavad sellest heaolust osa. Ja usaldus püsib ikkagi siis, kui need andmed on kaitstud. Ehk see andmekaitse on tegelikult, ja küberturvalisus, mis on ühe mündi 2 poolt, andmekaitse ja küberturvalisus on tohutult tähtsuselt tõusnud. Kui te olete tähele pannud, me oleme seda avalikult ka mitu korda teatanud, et näiteks Justiits- ja Digiministeerium ei kooskõlasta enam teiste ministeeriumite eelnõusid, kui sinna on kirjutatud, need andmekaitse asjad, need me lahendame kunagi hiljem. Ei, see peab olema algusest peale korda tehtud. Seesama andmejälgija kohustuslikuks muutmine, seal on terve rida asju, mida me teeme täiesti teadlikult selleks, et ehitada usaldust ja üks osa sellest on siis suveräänne tehisaru, mis siis vähemalt on Euroopa põhine, et me kedagi peame usaldama, me oleme väike rahvas, väike riik, kedagi me peame usaldama. Me usaldame teisi Euroopa Liidu liikmesriike ja teeme seal koostööd nende reeglite järgi, mis me oleme koos kokku leppinud. Aga sealt me ei lähe, kui tuled kolmandatest riikidest ettevõtted, kes tahavad koostööd teha, siis seda me ütleme väga kohe, et mitte ühtegi tagaust olla ei saa. Kui te ei garanteeri seda täielikult ja kolmandatest riikidest seda peaaegu, et reeglina ei garanteerita. Ma saan aru, et me kõik siin laval vist võime nõustuda sellega, et see ei ole selline helesinine unistus, vaid see on asi, mis tuleb ära teha. Iseseisvuse küsimus, mulle kohutavalt meeldis see sõnastus. Aitäh! Oleme sellega vist kõik päri, kui keegi ei ole, siis võib kohe vastu vaielda. Aga millal see siis valmis võiks saada, et meil päriselt on selline oma tehisaru taristu, oma selline tehas olemas? Kui kõik läheb väga hästi ja kui Euroopa Liit ei hakka jokutama tee peal, siis tehniliselt ei oleks välistatud, et see avatakse üllatus 27. aasta jaanuaris. Aga ütleme, et kui kõik läheb ideaalselt. See on aasta pärast siis? Jah, tehnoloogiliselt oleks see võimalik teha niimoodi. See ehitus iseenesest ei ole keeruline. Aga Priit, teie käest küsin just seda energeetika poolt, et selleks, et ikkagi selliseid andmekeskusi üleval hoida, on vaja tohutult energiat. Meil peaaegu iga nädal kuuleme, et keegi kuskil vallas on tuuleparkide vastu, kuskil ollakse kõikide muude lahenduste vastu ja ei näi kuidagi sujuvalt kõik see rohetehnoloogiaga seotuv minevat. Kas meil Eestis on nii palju energeetikat ja elektrit, et sellist tehast üleval hoida aasta pärast? Ei ole. Nimes on ka ju gigatehas, eks ju, et kui täna on tipukoormus Eestis kuskil 1,8, siis kui see gigatehas oleks 1 kilovatt, siis oleks väike, on probleem. Aga tehnoloogiliselt, ega ta lõpuks ju kõik on lahendata. Et kui me vaatame näiteks üle lahe Soome poole, kui ma vaatan sealseid arendusi, mis neil on
laual, siis nemad, see suundumus ongi see, et 100% on nagu roheenergial üritavad neid üles ehitada. Ja see on ka majanduslikult väga mõistlik, et näiteks tuuleparkide juurde tehakse siis andmekeskused, et siis piltlikult öeldes ilma võrgutasuta kogu energia läheb andmekeskustele. Noh, loomulikult seal on ka nagu vaja varugeneraatorid. Ja ütleme, tehnoloogiliselt üles ehitamine üks pool on nii-öelda see, mis siis seal hoones sees on, see on väga keeruline, kui ma ise olen, ütleme siin Baltikumis vestelnud, eks ju, siis kui ma ütlesin, et meil on vaja 2 alajaama 20 megavatiga, eks ju, et ega siis ühe riigi üks suuremaid ehitusettevõtteid siis nagu algul hakkas küll silmi pööritama selle peale, ütles, et oot, sellist asja nagu, ma ei tea, kas meil keegi oskab ehitada, eks ju. Aga tegelikult ega selle ei ole midagi nagu ületamatud ka. Ja siis nüüd ma tulen oma jutuga tagasi, eks ju, et jah, on võimsused saab lahendatud väljaspoolt, aga ma arvan, et üks teine pool on see ka, et mis see on, mis toimub seal andmekeskuses sees, eks ju. Võib-olla nii detaili pole keegi vaadanud, aga 25 aasta kuskil kevad suvel, eks ju, et Skeleton ise korraks kirjutas ja siis natuke aega hiljem kirjutas sellest Nvidia, eks ju, ütles, et ja tunnistas, et nad täna on neil nii-öelda tammilõud, ehk energia põletamine 40%. Et hoida siis nii-öelda stabiilsena, kui nad toimub AI treening, eks ju. See on jutu tahan jõuda sinna, et teine pool on sellest energia kokkuhoid on võimalik tehnoloogiliselt saavutada, ma arvan, et tulevikus veel rohkem, nii-öelda see, mis toimub ka andmekeskustes sees, eks ju. Et kui 2 otsa kokku panna, siis lõpuks on nagu, ma ise arvan, et see suundumus on ka see, et arvutusvõimsused loomulikult kasvavad, ja siis, aga loodetavasti see tehnoloogia tuleb ka sealt poolt järele, kus nii-öelda võimsused siis nii eksponentsiaalselt ei kasva, eks ju, kohe. Aga ega siin on nagu palju tegemist. Ega me korraks hüppan USAsse veel enne lõpetamist, ma just täna vaatasin, Morgan Stanley tõi, selle öeldi, et USA-s vist oli, et vaata, kui palju AI datacenterid siis ehitavad ja kui palju on siis võimsuse puudujääk kuni aastani 2030, siis see oli kuskil 44 gigavatti, mis on nagu päris pöörane. See energeetika tarbimine kasvab ikka metsikult, aga minister soovis midagi lisada? Jaa, et tegelikult me oleme ju kuude kaupa nüüd koos Eesti energiasektoriga neid asju vaadanud ja ma ütleksin, et vähemalt kõikide võimalike energiakandjate esindajad on meile öelnud, et energiat on küll. Ja lisaks veel, mitte lihtsalt ei ole energiat piisavalt, aga et tegelikult on tohutult vaja sellist püsitarbimist, et kui te mäletate, üsna hiljuti oli Hispaanias suur elektrikatkestus, mille põhjus oli tegelikult selles, et kui mida rohkem sa kasutad roheenergeetikat, seda rohkem sul vaja püsitarbimist. Ehk et sul oleks nagu püsitarbija, kes hoiab seda tasakaalusüsteemis. Tegelikult ka Eesti nii-öelda roheenergia areng on omakorda seotud sellega, et meil oleks üks korralik andmekeskus, mis seda energiat nagu tarbiks. Iru elektrijaama kõrvale on praegu see plaan, et ta ühtlasi siis jääkenergiaga kütaks ka Lasnamäge, et oleks kõik võimalikult ökonoomselt ära kasutatud, aga praegu kõik need arvutused, mis meil on, ma ütleks, meil on konkurents. Erinevad pakkujad pakuvad ja ütlevad, et ärge selle pärast küll muretsege. Ma korraks parandan. Nad pakuvad üle, aga... Ma paranen, kui ma enne ütlesin nagu ei, siis ma lähtusin sellest, et gigatehas, et on nagu... Gigatehas arust me räägime. Et kui me räägime nagu 10 megavattidest või võib-olla 100 megavatist, aga gigatehas on natuke teine suurusjärk, eks ju. Me Eesti puhul ikkagi räägime gigatehase harust, et mis on siis osa nii-öelda gigatehaste võrgustikust, nii selleks, et oleks see turvalisus tagatud mitut pidi, kui ka selleks, et meie ülemäära suurt meil ju ka ei ole vaja. Meil on ikka vaja mõistlikku. Ja meil on mõistlikku vaja nii riigi ülesannete täitmiseks, kui ka majanduse ülesannete täitmiseks, kui ka hariduse ülesannete täitmiseks. Ja mida me pakume, meil on, selles hariduse teemasse ma korra põrkan tagasi, et see oli ka jälle geniaalne lause, et kui keegi teine ei tea lahendust, siis me Eestis mõtleme selle välja. Meil on tegelikult ikkagi globaalses mõttes täiesti unikaalne olukord. Meil on kõrgelt haritud rahvas, meil on digiusku rahvas,
meil on heas mõttes riskialdis valitsus ja ma loodan, et ka järgmised valitsused on samamoodi või vähemalt see on kogu aeg olnud, kõik valitsused on siiski seda digiriigi arendamist nagu toetanud ja me vaatame seda, et kõikides maailma riikides on olemas avalik sektor, kõikides maailma riikides on olemas haridussektor, kõikides maailma riikides on olemas mingisugune meditsiin. Meil on olemas andmed, infrastruktuur, gigatehase haru saab ka kohe olema ja siis me suudame ka selle sisu poolt pakkuda nagu asju, mida mitte kuskil maailmas ei ole veel tehtud, kus me saame olla ka investeeringute koosloome kaudu siis täiesti teenäitajad. Fantastilised võimalused. Me oleme rääkinud nendest andmetest siin päris palju nüüd. Küsin Martti teie käest, LHV-l on väga palju tundlikku informatsiooni, praegu pole ei gigatehast ega Eesti siis haru, aga kus te siis hoiate neid inimeste tundlikke andmeid? Eestis ja välismaal, ma arvan, on kõige lihtsam vastus. Ehk siis kuulates seda juttu, siis ma usun, et siin kindlasti on ka meil tulevikus mõtlejad, äkki on põhjust varustada rohkem, aga ma lihtsalt mõtleks seda andmekaitse vaatest, et seal ongi palju erinevaid nagu riske, millega tegeleda ja ma nii väga ei kardaks neid nii-öelda siis suuri korporatsioone, mis pakuvad mingit teenust, senikaua, kuni see on kõik nagu nii-öelda seaduslikult ja mõistlikult üles ehitatud. Jah, on riskid, täpselt, see nii-öelda eriolukorrad, kui nii-öelda rubilnik välja läheb, eks ju, et siis nende vastu tuleb mõelda, aga need on eriolukorrad ja kui nagu võidelda ainult selle eest, et me teeme kõike ise ja me ei kasuta ära seda võimendust, just ütleme, maailma tehnoloogia ettevõtted meil pakuvad, siis ma kardan, et siis on see koht, kus Eesti ja Euroopa jääb lihtsalt nii-öelda muuseumiks. Ehk siis see ongi vaja leida see nagu nii-öelda toimiv kõiki ja piisavalt turvaline lahendus, et sa kasutad neid võimalusi, mis tegelikult turu peal on. Ja ma usun, et nii mõneski kohas saame kasutada selleks ka neid ettevõtteid, mis ei ole ainult Eestis. Kirke, kuidas teile andmekaitse praegu tundub? Et olete Martiga nõus või pigem vaidleksite vastu, et kindlasti on vaja andmeid hoida siin samas? Kriitilise infrastruktuuri ja kaitsevõime ja terviseandmete teemal meil on ikka enamus kliente soovib, et nende andmeid vähemalt Euroopa Liidus hoitaks. Iseliikuvate autode robootika teemal see kiirus määrab, tervisetehnoloogias ka tõenäoliselt, kaitsevõimes ju samamoodi, et see on oluline. Aga see on oluliselt laiem teema, et milliseid projekte ja mida seal siis nagu sisuliselt jooksutatakse, et kokkuvõttes me räägime ka suurtest keelemudelitest, et mida me siis nagu valime, et AIRES me alustame strateegilist koostööd Mistral AI-ga sellel põhjusel, et hetkel ta, ma küll tunnistan, töötab kehvemini kui Ameerika konkurent, aga missioonipõhiselt, et seda saab offline kasutada, alla laadida, ma usun nendesse väärtustesse, et päeva lõpuks ei ole küsimus ainult infrastruktuuris, päeva lõpus on küsimus, et mis see sisu seal on ja milliseid keelemudeleid me valime, et see on oluliselt laiem teema, aga ma olen nõus, et on kriitilise infrastruktuuri ja sensitiivsete andmetega seotud projekte, milleks on seda vaja, ja lisaks ka see, et siis tuleb valida targalt neid keelemudeleid tulevikus. Ma väga usun, et Mistral teeb suure arenguhüppe paari aastaga. Aga kus te siis praegu neid tundlikke andmeid hoiate? TalTechil on ka oma lokaalne HPC-keskus ETAIS-i võrgustikus, kus on siis teadusarendusprojektid valdavalt. Me kasutame ka Lumi probleemiks meie nii-öelda lõppklientidega on siis see, et nad ei kasuta Nvidiat, nad kasutavad AMD-d, osa kliente, startup'e tahavad kiirelt seda, mida nemad kasutavad. Et juba selline näide, et tasub klientide jaoks kaaluda erinevaid kiipe, et näiteks Lumi sõsarettevõtte Barcelonas on väga hästi eraturule sisse söönud ennast, sest ta integreerib erinevaid kiibitehnoloogiaid, et seal tulevad lõpuks niisugused väiksed tehnoloogilised aspektid mängu, aga jah, vastus on kohalik HPC on ka ülikoolides, Tartus, TalTechis, Kybernetikas ja me kasutame Lumi ka. Kui rääkida veel sellest Eesti siis gigatehase harust ja mõni ettevõtja siin saalis või siis üle veebi vaatab meid ja mõtleb, et väga lahe, tahaksin ka panustada, siis kuidas on selleks võimalik panustada?
Justiits- ja Digiministeeriumi kodulehel on eraldi alajaotus, kus on kogu see informatsioon kirjas. Meil on olnud ka täiesti nii-öelda meedia kaudu oleme kutsunud, nii et ikkagi andke märku. Ma nüüd ühe asja siiski lisaks juurde, et meil on siin nagu käinud paar korda läbi see, et kas kapitalil on rahvust moel või teisel. Ja see COVID-i näide oli nagu väga hea. Ja tõepoolest ikkagi me näeme ka Ukraina kogemustest, et kui sul isegi Starlinki puhul nagu mingil hetkel öeldakse, et me nüüd lülitame välja, et siis me ikkagi teeme koostööd Euroopas palju tõsisemalt, kui võib-olla tegime 2 aastat tagasi. Et ka Eesti on tegelikult riigina muutnud oma nii-öelda tehisaru strateegiat, et kui me alguses olime palju rohkem avatud globaalselt, siis nüüd me vaatame ikkagi tõesti sellesse andmekaitsesse, toimepidevusse, tarneahelate turvalisusesse väga-väga palju rohkem sisse. Sest veel kord, ma nagu lihtsustan natuke, et tohutu võimekus andmetega ümber käia tähendab ka tohutult suuremat riski. Ja selle tohutult suurema riski vastu tuleb asuda ikkagi tohutult kindlamalt, mitte lihtsalt mõistlikul määral kindlalt, vaid tohutult palju kindlamalt. Et see muudatus on, ja nüüd mina ei kardaks seda, et me ei suuda teiste Euroopa riikidega koostöös tehes maailmas ägedaid asju saavutada. Ma tuletan meelde siiski selle, et näiteks DeepSeek võttis avalikult ilmunud teadusajakirjast Saksa teadlaste töö, et kuidas on võimalik nagu palju kiiremini genereerida uus keelemudel. Mingil põhjusel ei võetud see kasutusele Saksamaal, vaid ühes teises riigis. Ja siin tuli ka ju tegelikult näidet, et Euroopa ülikoolidest tuleb üha ja üha. See on meil niisugune ajalooline võimekus, meie probleem on olnud selles, et me ei suuda seda kõike ära kasutada. Nüüd jällegi Eesti unikaalne võimalus on selles, et me siin oleme hästi avatud ära kasutama, et meie avaliku sektori ja erasektori koostöö on tohutult hea, me usaldame, me nüüd tõstame ka oluliselt, siis vähendame nii-öelda seda riigi IT-majade osakaalu, tõstame oluliselt veel seda koostööd erasektoriga, et hoida see erasektori poolne panustamine käimas, vaadata ka tõesti teisi just Euroopa riike, see protektsionism, Euroopa protektsionism paratamatult on kasvanud sellest geopoliitilisest olukorrast, kus me oleme, ja jällegi see iseseisvuse küsimus nagu tagasi tuua, et mitte tagasi tuua, see on iseseisvuse küsimus. Kui saime teie jutust õigesti aru, et ootate ikkagi sellist Eesti kapitali sinna taha? Jah. Väga hästi. Meil on veel natukene aega. Selle aja jooksul... Väga toetame ka omalt poolt igatepidi. Ja, väga toetame. Väga tore. Selle aja jooksul, mis meil veel aega on, kuna see on ikkagi selline visioonikonverents, siis ma tahaksin teie kõigi käest teada ja natukene unistada ja kujutada ette, et just ka nii-öelda AI-sektorit silmas pidades, kus on Eesti 10-15 aasta pärast? Kes iganes soovib võib alustada? No, ma alustan siis, et 10-15 aasta pärast me võiksime olla, mis me võiksime olla? Me oleme maailma juhtiv riik kõigepealt avaliku sektori poolest, meil on maailma kõige efektiivsem riigisektor, mis on siis kaotanud oluliselt oma senistest töökohtade arvus, ent pakub samal ajal maailma parimaid teenuseid. Me oleme praegu seal üsna tipus, aga tehisaruga me tõstame seda veel natuke, ent tõenäoliselt on mõned riigid, kes on mingisuguses kiiruses või efektiivsuses meist ühtepidi paremad, tõepoolest kuskil seal võib-olla mitte samasuguse demokraatia tasemega riikides on see tehniliselt võimalik teha veel palju efektiivsemaks, aga me oleme kõhklematult maailma kõige parem tehisaru riik, kus hoitakse inimeste vabadusi. Kui inimeste vabadused on hoitud vabadustel põhinev maailma parim tehisaru riik oleme. Väga hea, Sten. Haridusest oleks ka veel tahtnud, et meil on kõige targemad noored üldse maailmas. Mu mõte läks natuke sarnases suunas, et põhimõtteliselt on täna maailmas 2 suurt tehnoloogiamudelit, üks on USA mudel ja teine on Hiina mudel. USA on ülimalt vabaturumudel, kus suuri AI-mudeleid ehitavad, suuri tehnoloogiafirmasid ehitavad, need on tavaliselt börsil
noteeritud suured eraettevõtted, kellele sa siis usaldad oma andmed, oma identiteedi, kelle asju sa kasutad ja kelle siis sa maksad kogu aeg nagu natuke maksu. Noh, et stiiliselt, kui me jätkaksime ainult USA suurfirmade teenuste kasutamist, siis meil oleks 30% maks ükskõik millel me teeme ja mille me maksame ära, selleks, et nende teenuseid kasutada. Ja teine on Hiina mudel, mis on selline autoritaarne kommunistlik diktatuur, kus on kõike juhitakse keskselt ja sa ei anna mingeid andmeid ja identiteeti ära mitte ühelegi firmale, vaid sa annad seda kommunistlikku parteile. Et nad mängivad ka firmasid, aga igas korralikus firmas on ka osakond, kus lähevad need andmed kuhu vaja. Ja kui sa vaatad seda mudelit eurooplasena, siis on nagu küsimus, mille kuradi pärast sa pead valima nende kahe vahel. Ja kui eestlasel on see küsimus või kui eurooplasel on see küsimus, siis minu arvamus või veendumus on selles, et maailmas on neid inimesi veel mõni miljard, kellel on sama küsimus. Et miks ma pean nende kahe vahel valima? Ja vaat see ongi Euroopa humanistlikel väärtustel kodaniku keskse andmeturvalisusest hooliva inimeste identiteeti nagu nende omaks võimaldava tehnoloogiatööstuse võimalus on see, et Euroopas ehitada tehnoloogiaid, mitte see ei ole protektsionismi küsimus, vaid see on küsimus, et me oskame siin ehitada tehnoloogiaid, mida on ka ülejäänud maailm tahab kasutada, seepärast need põhinevad mingitel euroopalikel väärtustel ja isikuvabadustel ja õigustel. Ja selles pildis, kus maailm vajab Euroopa humanistlikke tehnoloogiaid, siis Eesti on juba täna selgelt üks Euroopa paarist üksikust kohast, kus neid tehnoloogiaid on väga hea ehitada. Ehk siis ma arvan, et 10 aasta pärast on see samamoodi, et kõige paremaid euroopalikke tehnoloogiaid ehitatakse nii, et Eestit ei jäta välja sealt. Ma natuke avan teist nurka või mu mõte läks teise kohta, et arvan, et tänasel päeval on niimoodi, et viimase 2 aasta jooksul kogu aeg see tehisaru kiputakse nagu vaatama nurga alt kui suured keelemudelid. Et lähevad järjest võimsamaks, ägedamaks ja suuremaks ja sinna peaks see on see suund. Ma päris ei nõustu sellega, eks ju. Ja see on nagu, kus on ameeriklased väga head, aga ma arvan, et see arvutusvõimekusi on võimalik ka muud moodi kasutada, et see ei ole ainult keelemudelite näide, eks ju, et ka tänasel päeval näeme, et siin niisugused visuaalmaailm on avastamas hoopis uut kasutust, eks ju, ma ei tea, lõpuks kuni isesõitvate autodeni, eks ju. Et see on kus ma näen üht pool, et Euroopa ja Eesti, et kui oma andmekeskus, siis see üks suund on see, et võib-olla mitte ei peaks panustama ainult nagu suurtele keelemudelitele, vaid ka teistele arvutusvõimekustele. Siis teine pool, siin on iseseisus, ma ise näen, et tehisaru andmekeskus on niisugune julgeoleku küsimus ka. Et sa tegelikult kaitsetööstuses, ma ei tea, droonid kõige populaarsemad, eile ka ühe drooni ettevõttega Lätist suhtlesin, ka neil on nagu tegelikult on nagu vaja AI-d, eks ju, ja visuaalset poolt just. Ja nad ütlevad, nende nii-öelda see pudelikael tekib sellest momendist, et droone, mis nad nagu juba tuhandeid on Ukraina sõjas kasutanud, teeb see, et operaatorid ei ole seal taga. Ja see on vaja muuta efektiivsemaks. Et siis ma tahan teise poolega öelda seda, et ma näen, et üks on see, kus kaitsetööstus, ja see võiks olla ka Eesti ja Euroopa nii-öelda tehisaru tulevikuvisioon, kus seda kasutada. Need 2 asja. Mulle väga meeldis Sten sinu vastus, ehk siis ma tegelikult mõtlen täpselt samamoodi, et miks me peame 2 vahel valima, võiks olla 3. tee, Euroopal kindlasti võiks olla võimalus pakkuda see 3. tee, ja Eesti võtame kas või digiriigi kogemus, eks ju, meil on maailmas, ma arvan, üpris unikaalne kogemus. Kui digiriik tugines väga palju identiteedile, mis me ära lahendasime ja see võimendas seda väga palju, siis ma loodan, et me leiame midagi sarnast ka tehisintellekti maailmas. Ehk siis me tegelikult ka muutume selliseks tehisintellekti riigiks, mis on just võimendatud läbi mingi niisuguse unikaalse eelise, mis on osa tehnoloogiast ja meie siis kultuurist ja juriidilisest keskkonnast. Et mis täpselt on hea küsimus. Ma loodan, et need küsimusi, mis nüüd arutasime ennem andmekaitsest ja kõik muust, ma loodan, et need on selle nagu vastuse osad ja see, et me suudame andmeid kõik kaitsta ja turvaliselt kasutada. Aga kui see kõik viib, siis see kultuuriliselt, eks ju, Eestis me peame ennast väikseks rahvaks ja tahame olla nagu vaimult suured, siis miks see tehisintellekt võiks 10 aasta pärast ajata, et me olemegi 10-kordse võimendusega võrreldes mingi soolise muu riigi kodanikega. Tänu sellele, et mitte lihtsalt paar inimest, vaid tegelikult riik tervikuna päris laialt on võimendatud läbi nende tehnoloogiate. Et mul tuli selline visioon, et Eesti võiks olla, ja kusjuures varem kui 10-15 aastaga, maailma number 1 testbed.
et me võiks kokku panna meie noorte ja vanade ja keskealiste tarkuse, meie digiriigi kogemuse, inseneeria ja digipoole, AI ja uue taristu ja suurepärase koostöö regulatsioonide vallas, et kuidas me siis tagame, et see päriselt on usaldusväärne ja õiguspärane ja usaldust tuleb ju hoida. Ja selle taga oleks meie inimeste julgus, sest mida me oleme AIRES ka näinud, et meie fookus ongi just testimisel. Et me tegelikult kardame, tihti, nad ütlevad, et investeeringud ja selle esimese sammu astumise taha, see põhjus ei ole tehnoloogiline, see põhjus ei ole tihti raha, see on julgus. Ja testimine, et kui Eesti riik ongi selline koht, kus üle maailma tullakse testima, meil on endal selline julgus testida, ülikoolidel on julgus testida ja meil on ka regulatsioonid vastavad, et siin on lihtne testida, siis tegelikult tuleb ka väga palju rohkem ettevõtteid läbi selle testimise. Nii et minu visioon oleks Eesti kui maailmas number 1 testbed. Selle me saame lahendada üsna kiiresti, meil on tegelikult torus, ongi seadusemuudatuse ettepanek, majandusseadustiku üldosa seadus, mis iganes selle täpne nimi oli, seal on praegu niisugune võimalus, et riik annab sulle eelloa, kui sa tahad midagi testida, aga seal on ta praegu ainult loakohustusega asjades. Me laiendame seda kõikidele asjadele, et sa saad ka neid tehisaru rakendusi siin tegelikult testida hästi lihtsa lahendusega. Väga põnevad visioonid, aga äkki meil on ka saalist mõni küsimus. Vaatan, et meie aeg on siin laval otsa saanud. Saalist on tulnud mõned küsimused, tõesti, võib-olla viimane üks terane tähelepanek viitab sellele, et eriti nüüd siin visioneerimise ja ambitsioonika vaatlemise kontekstis, et kus kohast tuleb lähiajal suurel hulgal AI spetsialiste, kui ülikoolides on umbes 1,5 AI õppekava ja kutsekoolides ei ole hetkel küsija väitel ühtegi. Vastab tõele, me tegelikult ma ei taha seda nagu reklaamida, see ei ole midagi toredat, kui sa pead panema eitava kooskõlastuse, aga me panime eitava kooskõlastuse just kutsekoolide uutele arengukavadele, sest seal ei olnud üldse tehisaruga arvestatud. Nii et selle tulemusena Haridusministeerium nüüd muudab need õppekavad kohe tehisaru põhiseks ja läheb käima. Jaa, väga hea. Saab selle ministeeriumi asjad ka nii-öelda torus käima kohe asjad. Keelemudelite valiku osas nõustun Kirke Maariga, ütleb Mai Annika. Iga ülesande jaoks ei ole tipptasemel suurt mudelit vaja, vahel piisab näiteks ka väikesest keelemudelist ja Ralf Steven küsib, miks ehitada uus Nokia andmekeskus, kui Eestis on juba olemasolev andmekeskuste võimekus, mida saaks vastavalt nõudlusele skaleerida. Et mis selle uue ehitamise mingi selline eriväärtus on, võib-olla Sten paari sõnaga või keegi tahab juurde öelda? Ma ei ole kusid. Meil 3 tükki on, tõepoolest, kus näiteks riigiandmed on, need on siis kõik üsna Tallinna lähistel ja siis me kasutame lisaks ka seda lumi arvutusvõimekust. Praegu kõik arvutused on näidanud seda, et ikkagi sellise Euroopa Liidu gigatehaste võimekuse võrgustikuga liitumine ka Soome uuendab. Mitte ainult tal see lumi on ka olemas juba, aga ta ehitab ikkagi väga palju neid võimekusi juurde, et sellest, mis meil praegu on, ei jagu ja kõik praegused on loomulikult ju oodatud selles skaleerimises osalema ja ka osad osalevad. Nii et tegelikult see ikka koostöös lähebki. Võib-olla Stenile see viimane minut on siin ikkagi üks küsimus ja Reimolt tuleb see. Reimo Sagor käis ka siin laval ja ma ei tea, kas ta ikkagi ilmselt sünteesnäitlejate kasutamise pärast muretseb, aga suures pildis on põhjust mõelda. Kas näeme ka võimalust, et siis selle mustermasina mull lõhkeb, kuna see energiavajadus on nii suur, keskkonnajälg on suur, investeeringud tuhandetes kordades suuremad, väga sageli reaalselt kasutaja käest seda raha ei ole võimalik justkui näiliselt võtta, et võiks mõelda, et me oleme siin mingi suure mulli lõhkemise serva peal, kus ühel hetkel sinusugused investorid vaatavad, nühivad vuntsi ja ütlevad, et ei, siit nii palju kui veel on, võtan välja ja panen näiteks laevanduse arengusse. Inimestel on kombeks alati totaalselt ülehinnata tehnoloogia lühiajalisi mõjusid ja alahinnata pikaajalisi. Ja absoluutselt kõik tsüklid, internet, krüpto, graafiline veebibrauser, esimesel kuul, esimesel aastal tundub, et nüüd on tehtud, nüüd on lahendatud, kõik on äge ja siis tekib niisugune nagu pettumuse org, millest siis kaevatakse ennast läbi.
Ma olen piisavalt vana, et mäletada, et näiteks 99 enne dotcom mulli lõhkemist oli ka väga palju näiteks ettevõtteid, mis vedasid fiiberoptikat ookeani alla. Ja osad neist läksid ilge pauguga lõhki ja investeerisid üle ja ehitati nii palju kaableid, et sinna sisse polnud midagi panna, sest interneti polnud veel nii palju kasutajaid. Ja jah, ka AI-buumi käigus keegi ehitab liiga palju, keegi kaotab kuskil raha, kellegi lendavad investeeringud õhku, keegi investeeris 10 AI-firmasse, millest 2 jääb elama, kõik need asjad juhtuvad, täiesti garanteeritud, on ju. Aga kui sa täna vaatad, et need 2000 aastal tühjalt seisnud fiiberoptilised kaablid 10 aastat hiljem olid triiki täis ja veetakse neid siiamaani juurdegi, on ju. Et ma arvan, et ka seda tsüklit me näeme, et mida rohkem nagu lihtne inimene tänavalt, koolist ja töökohalt avastab, et ta täna teeb oma tööd 10 korda paremini, 100 korda paremini, kui ta tegi eelmine nädal, seda rohkem nagu seda nõudlust tiksub sinna peale ja ma arvan, et seal enam nagu väga ei õnnestu tagasi keerata midagi. Ja lõpetuseks lihtsalt üks üleskutse ka. Euroopa ambitsioon peaks olema suurem kui oma humanistliku DI loomine, vaid peaks globaalse kokkuleppe saavutamise eestvedamine olema siis Euroopa idee ja milline siis Eesti roll selles võiks olla. Jäägu see sellise mõttelise küsimusena siia teie vestluse lõppu siis hõljuma, andmaks märku, et selle DI, Euroopa DI ehitamisega teeme kogu maailma korda. Aitäh! Teie ees laval olid Kirke Maar, Martti Praks, Priit Värk, Sten Tamkivill, Liisa Pakosta ja paneeli juhtis Laura Saks. Ja suur tänu!